Nii, aga hakkame siis pihta meie tänase kogemuskohvikuga ja teema on selline hästi põnev ja haarav ja selle nimi on eetika. Et kui me siis siiani oleme rääkinud kogu aeg sellest, et kui hea ja äge ja õnnestunud on meil see e-õpe, et siis ega sellest eetikast ju väga palju siiani juttu ei olegi olnud. Ja meil on siis täna jälle kogunenud selline mõnus seltskond, aga on meil siis ka üks ekspert ja annakski siis meie eksperdile esimesena sõna, et Anu, et mis ekspert sina oled või mis asi see eetika on, millest me siis täna rääkima hakkame? Tere kõigile! Mina olen hetkel siis tööl Haridusteaduste Instituudis eetikaanalüütikuna ja minu põhiteemaks on muidugi teaduseetika. Mina olen tegelenud siiamaani üliõpilaste ja õppejõudude nõustamisega, mis puudutab teaduseetikat, kuidas õigesti oma uuringuid läbi viia. See videoseminaride ja see videoõppe eetika teema on väga huvitav, sest minu jaoks on siin ikkagi põimunud see päris eetika, mis on, ütleme, lihtsalt nagu heaks inimeseks olemine. Sellised, et mida nagu hea inimene teeks tavaelus ja siis nagu see teaduseetika mõnes mõttes ka, või kui me ütleme, et teadustöö ja õpetamine ülikoolis on omavahel hästi palju seotud, siis võib-olla me ei saa neid väga rangelt nagu lahutada, et siis see hea teadustava võiks kehtida ju ka tavalisele õppetööle. Et igal juhul põnev teema, tõstatasin selle sama eetika videoõppes, tõstatasin sellega väikeses eetika töörühmas eile, ma kutsusin sealt ka inimesi osalema siia täna, et siis nad toetaksid mind. Ja nad olid väga üllatunud, et nad sellest midagi kuulnud ei olnud sellisest kogemuskohvikust, et nad oleks väga tahtnud seda varemalt planeerida. Aga see oli väga huvitav, sest et seal väikses eetikarühmas Kadi Liik tõi ka need küsimused, mis on nende instituudis kerkinud esile, et kui on keegi sees, keda sa ei soovi sinna, et mida teha. Aga suur tänu, Anu, sulle sissejuhatuse eest ja meil on siis täna nii kaasava hariduse inimesi eelsoojendust tegemast, kellega me järgmisel kolmapäeval siis kaasava hariduse erivajaduste teemal suhtleme, et Riino Seema on meil siin rääkimas, Kadi Lukanenok. Meil on siis ka andragoogidest jälle Larissa Alliki ja vaatame, kui meil siin ka nüüd õpetajaid liitub, et siis võtame teid ka ette. Nii, aga kes siis ei ole varem kohvikus olnud, et salvestame kohvikut, ootame kõikide aktiivset osavõttu ja aktiivne osavõtt seisneb siis selles, et kui teil on teema kohta arvamus, kogemus, hinnang, soovitus, võtke kõik oma 10 näppu ja kohe ruttu siis chatti kirjutama või vestlusesse, et siis seal me saame selle lisateabe ja kõik meie aktiivsed rääkijad, et siis teiega sama lugu, et kes ei saa nii-öelda jutusoonele parasjagu, et palun kirjutage oma seisukoht või arvamus siis sinna vestlusesse. Ja alati võib siis ka kätt tõsta, et kui ei taipa tema poole pöörduda ja siis vastustes palun olla sellised 1 minuti piiridesse jäävad. Aga alustan siis ekraani jagamist tasapisi, et liigume siis edasi nii-öelda slaidipidi, et need slaidid ja siis ka hilisemad videosalvestused on meil siis kõik ilusasti pärast veebis kättesaadavad ja alustan siis kohe seda esimese slaidiga ja paluks siis valmis panna e-identiteet. Tere, Mari-Liis! Tere! Saime ka kohale. Nii, ja mis asi on siis selline e-identiteet, et kuidas me seda võiksime siis sõnastada või mida see siis täpselt tähendab või miks see selle e-õppe juures on oluline, et Anu viskan sind kohe vette, palun. Mis asi see on see e-identiteet, et kuidas on see meie
beebimina teistsugune kui meie päriselu mina, kes klassi tuleb? Kui te nüüd vaatate korraks seda, et siin on see Zoomi riba, kes siin meil praegu kohal on, et kuidas te teate, et mina olen mina? No sa ütlesid. Ja ma ütlesin, see tähendab, te kuulete minu häält. Siis te näete ja me oleme sõltavalt tuttavad. Ja me tuttavad oleme, et te eeldate, et selline on minu hääl. Te näete minu pilti ja mina olen sees ka oma täisnimega. Ehk siis, kui me oleme nagu loengus, ütleme seal videoloengus, videoseminaril, siis õppejõuna me ju tahame ka näha, et kes mul seal kohal on. Siis nagu põhimõtteliselt me saame identifitseerida oma õppijad ja iseennast siis nende 3 vahendi kaudu, ehk siis meie nimi, meie heli, meie hääl ja siis pilt. Ehk siis näiteks, kui seal on keegi seal allpool on keegi mina ei tea, kes tema on. Tema võib olla Muki Murakas näiteks või mida iganes. Et siis pilti ei ole, heli ei ole, mul on 2 initsiaali, ma tegelikult ei tea, kes ta on. Ma tähendab seda, et kuna meil on praegu avalik loeng, see on avalik ruum ja selline asi on lubatud, siis põhimõtteliselt ma pean arvestama, et ma olen kuskil sellises hästi suures avalikus ruumis. No nagu Stockmanni kaubamajas või Viru keskuses, eks ole. Nii, aga aitäh sulle, Anu, sissejuhatuse eest ja küsin siis Larissa sinu käest, et kui tõsiselt sa võtad seda, et iga kord, kui sul on loeng, et sa siis oma õppijad ära tuvastad, et sa oled absoluutselt kindel, et sa tead, kes on selle nime või pildi taga? Siiamaani ei ole sellist probleemi olnud, aga tegelikult ma arvan, et see on ka väga oluline mitte ainult osalemise ja nii-öelda kuulumise mõttes, vaid see on tegelikult ka hästi oluline, et õppija on oma nimega ka tema õppimise mõttes. Et ta ei ole varjunud mingi varjunime taha ja ta ei ole nii-öelda mustas kastis, et ma arvan, et just, et kui me natuke mõtleme laiemas tähenduses seda e-identiteeti, et tegelikult ma tahaksin kohtuda õppijaga, ma arvan, et see on minu jaoks hästi oluline, et õppija on oma nimega, nagu Anu ütles, et võtan seda tõesti väga tõsiselt. Aitäh ja hüppame korraks kooli, et Urmas, sina oled koolist, et kas on üldse mõeldav, et sa viid läbi õpilasega tundi, kui sa ei tea, kes seal on? Urmas, oled sa kuuldel? No tundub, et Urmas ma olen kuuldel, aga mul oli mikrofon väljas lülitatud ja ma olen vist video ka välja jätnud. Et koolis ei ole see kindlasti mõeldav ja see on informaatikaõpetajaks põhitegevus, et me hakkame kirja aadressist, kirjale lisatavast kaasaminevast nimest pihta ja lõpetame tõesti sellega, et oleks kõik nii-öelda ametlik, et me saaksime tuvastada, et seal teisel pool on ikkagi inimene, kellega ma tahan olla. Aitäh, et nagu näha, et siis koolis on need asjad korras ja küsin igaks juhuks üle ka Kairi Mustjatse, et sul koolis, kuidas lood on mõeldav, et tunnis oleks keegi, keda ei tunne? Ei ole mõeldav. Täiesti kindlasti ei ole mõeldav, sest mina olen teinud enda tunnid ka niimoodi sisestatavaks, et ma näen, kes mul klassiukse taga on, enne kui ma klassiukse lahti teen, nii-öelda sulgudes. Aitäh, et tundub, et kooliõpetajad võtavad seda väga tõsiselt, nii et meie nüüd täiskasvanute õpetajatena peaksime ka võib-olla selle üle rohkem mõtlema hakkama. Aga liigume edasi nüüd hoopis vastupidise teemaga, et kui koolis ei ole mõeldav, siis avalikul loengul, salvestusel, täiskasvanuõppes võib olla põhjus olla anonüümne. Et pöördun siis jälle kõigepealt Anu sinu poole, mis on see hea põhjus, et ma kirjutan oma täisnime asemel Karuke näiteks. Nagu sul eelmise slaidi lõpus oli, siis oli seal mainitud ära, et
et kui ma salvestan seda videoloengut uurimise eesmärgil, siis osalejal peab olema õigus otsustada, kas ta tahab oma nimega, oma näoga ja oma heliga seal osaleda või ta ei soovi seda teha. Kui meil on avalik ruum, siis tegelikult inimesel on õigus säilitada oma anonüümsest ka siis, kui me uurimise eesmärgil seda ei tee, aga kui ma pean loengut ja mul on oma inimeste nimekiri, kes on registreerunud sellesse loengusse, siis tegelikult mul on õigus nõuda identifitseerimist. Sellepärast, et nemad on, ütleme ka ülikoolis ka, kui meil on tavaline loenguruum, ma ei lase seal ju igasuguseid inimesi sisse. Võib-olla kui on mingi varasem kokkulepe, suuline või kirjalik või mis iganes, et see on teine asi, aga et tavaliselt ma ju võtan oma klassiruumi ka neid inimesi, kes on sinna sellele kursusele registreerinud. Kas kellelgi on mingisuguseid näiteid? No mõtleme näidete üle ja siis julgustan kõiki meie tublisid tänaseid kohalolijaid chati oma kogemust jagama või kas või see on kogemus, et ma ei ole selle üle mõelnud. Et tundub, et see on nii põnev teema, et kõik kuulavad ja keegi kirjutada hetkel ei peagi mahti. Aga Halliki, et küsin sinu käest, et kas sina lubad õppijale anonüümsust või ei ole? Ma mõtlen seda, et identiteedi nagu selline konstrueerimine on tegelikult üsna tavapärane. Me ei ole ju päris kindlad, missuguseid identiteete me loome teatud ajahetkes ja õppijad on ilmselt ka varmad looma sellist e-identiteeti natuke teistsugust, kui see on võib-olla näiteks kontaktõppes. Ja nüüd ma rõõmuga kuulsin, et koolis õpetatakse seda sellist algusest peale sellist korrektset e-kirjast alates selliseid aadresse ja kõike muud. Et nüüd see on nagu minu jaoks mitte ainult eetika, vaid viisakuse küsimus, et kui ma inimesega suhtlen, siis ma tean, mis on tema päris nimi, missugune ta välja näeb, missugune on tema hääl, nii et selles mõttes ma ei ole hästi päri sellega, et me teatud mõjuvatel põhjustel võiksime olla anonüümsed või kasutada pseudonüümi. Meil on alati võimalus sellest ruumist eemalduda, sellepärast et täiskasvanu õppes ei ole loengus osalemine kohustuslik, täiskasvanu õppe ei ole üldse kohustuslik. Nii et kui meil tõesti mingisugusel põhjusel selline salvestamine ei sobi, et siis minu meelest on olulisem jääda ausaks iseenda ja kaaslaste vastu ja mitte konstrueerida endale sellist pseudonüümi kaudu teistsugust identiteeti, vaid siiski ütelda, et jah, mulle ei sobi, ma sellel põhjusel või ka mitte põhjust toomata näiteks eemaldun sellest ruumist. Et minu kogemus on ka sarnane, et mul ei ole kogemust, et keegi trügiks, aga on kogemus, et keegi juhuslikult juhtub minu ruumi ja see hästi paneb jälle mõtlema, et missugustel hetkedel me oma ruumi teeme siis parooliga kaitstavaks või kuidas me siis loome näiteks õppetunnid ja missugused sellised kohtumised toimuvad päris avalikus ruumis, kus ei ole parooli või siis ei ole kindlat ruuminumbrit. Suur aitäh sellise väga, kuidas ma ütlen, resoluutse sõnavõtu eest ja võib-olla ma ise... Kõlasin, aga et kuidagi nagu mõtlema panna seda, et mis siis on see ausus ja eetika küsimus, et tõepoolest ikkagi meie identiteet selles ilmas, kui me sünnime, on olemas ja avalik. Nojah, meil on ju see nimi olemas, eks ole, ja ega ükspuha, kui palju sa tahad lõvikuningas olla, et võib-olla sa ikkagi ei vasta. Parasjagu sellele pildile või ka nimele, et kui sul on ikkagi oma nimi olemas, et võib-olla ma ise tooks enda kogemust näitasin sellise, et algselt, et kui sai täiendkoolitusest tutvustatud inimestele üldse keskkonda, et oli ka ju selline kokkulepe meil inimestega, et me näiteks viime ühe täiendkoolituse Zoomi keskkonda üldse siis, kui õppijad on sellega nõus ja selle tõttu oli neid vaja mitmel järjestikusel päeval tutvustada ja rääkida ja siis algus oli küll niimoodi, et õppijad tulid sisse hoopis oma abikaasa kontodega ja nimedega, et oli väga maskuliinne värk nii-öelda naisõpetajate puhul. Aga tegelikult... Kui ma võin veel vahel ütelda, et ma olen korra teinud sellise katse,
see on aegu tagasi kommunikatsiooni õppejõuna ja kui ma sain väga palju e-kirju sellistelt postiaadressidelt nagu Nukker, Kukeke või Nunnu Pliks, et siis ma tegin katse kontaktõppes, et kõik õppijad võtsid endale mingisuguse teise identiteedi ja siin täpselt nagu Larissa ütleb, identiteet on oluline selleks, et õppimine juhtuks, sellepärast et ei ole võimalik õppida, kui sul on teine selline konstrueeritud identiteet. Katseliselt kindlasti tehtud. Just. Aga ma vahepeal liikusin juba järgmisele teemale ja tegelikult siin, Anu, ma ei annagi sulle sõna, vaid ma annan hoopis sõna Riinule, et Riin avab nüüd selle video ja heli osas hoopis võib-olla selle dimensiooni, millele me ei olegi mõelnud, et me siin muudkui nõuame ja me tahame, et see identiteet oleks olemas, aga kas see on tegelikult võimalik ja laiendame siin nüüd seda õppijate ringi ka tegelikult alaealistele. Riin, et sa oled seda natukene uurinud. Ja, ma olen selle üle viimasel ajal mõtisklenud seoses oma isikliku kogemusega tudengitega, kui ma soovisin teha aktiivõpet nendega. Ja selgus, et oma kaameraga ja mikrofoniga on valmis olema loengus ainult väike osa tudengitest. Ja samal ajal selline eetiline dilemma, et ma ei saa neid sundida ka olema seal siis oma koduseks, et ma ei tea, mis neil seal kodus on või miks nad ei taha ennast siis nii-öelda avalikustada. Siis samuti sai selgeks, et osadel ei olegi kaamerat ja mikrofoni arvutil. Et sellised erinevad nüansid siis, mis mingis mõttes takistavad seda aktiivõpet. Et siis on aktiivsed ainult mõned ja selles grupis ütlesid ka tudengid, et neil on juba kombeks, et umbes 5-6 inimest on aktiivsed ja ülejäänud ei ole. Isegi sellised mustrid jah, võivad hakata tekkima ja tegelikult see võib ju olla hoopis tehniline takistus. Anu, kas on eetiline nõuda õppeasutuse poolt, et sellel õppijal peab üldse olema selline seade, kus on hea kaamera, kus on hea heli või tegelikult siis, kui me seda nõuame, me peaksime pakkuma nii seadme ja võib-olla isegi ka selle vaikse ruumi, et kuidas selle eetikaga selles osas lood on? See on nüüd see koht, et kas see on üldse eetika, võib-olla see on mingi sotsiaalne norm või kuidas on näiteks, kui ülikool võtab üliõpilase vastu, kas tal on selles õppelepingus sees, et sul peab olema see, teine ja kolmas. Kui ei ole seda seal kirjas, siis tegelikult meil tulevad erineva taustaga õppijad ja kui me nõuame sellist asja, siis me peame alati olema valmis omalt poolt pakkuma seda tehnilist tuge. See on nii, nagu me ei saa nõuda kõigilt näiteks seda maski kandmist. Kui osad inimesed ütlevad, et ma ei osta ühekordselt maski 1 euro ja 10 sendi eest, sest et mul ei ole sükest raha, võib-olla ma ostan leiba selle eest hoopis. Anu, kuule, aga kas see on eetiline, kui tal on tegelikult olemas mobiiltelefon, mida ta kasutab sotsiaalmeedias surfamiseks ja piltide postitamiseks, aga siis ta väidab, et Zoom'is ta kaamerat kasutada ei saa, sellel mobiilil on olemas kaamera? Minu jaoks ei ole see eetiline ja siin ei ole nagu teaduseetikaga midagi pistist, vaid siin on lihtsalt nagu inimene valetab. Ütleme siis nii, et ma ei ole hea inimene siis. No väga hea tähelepanek, jah. Ma tahaks seda kommenteerida, et üks asi on see, kui meil on tudengid seal teisel pool, aga kui on väiksed lapsed, kes ikkagi sõltuvad oma perekonnast ja sellest taustast, et kes seal toas neil veel on, et siis see olukord on natuke teistsugune tegelikult. Ja, kindlasti. Ma ütlengi, me räägime täiskasvanud õppijast, kes siis on ülikoolis, ma mõtlesin. Nojah, aga ega me ei saa tegelikult ju ka seda last kui õppijat ära unustada, et eks me ju ka ise lapsevanemana ju avastame, et mõnikord on meil töökoosolekul või siis ka enda õpetamise juures kaasas laps, kes vajab ju ka meie tähelepanu ja kellega me peame võib-olla ju siis neid ressursse jagama. Aga inimlikkus on identiteedi osa. Ja minu arust on see üsna inimlik, et meie kodudes on lapsed lemmikloomad ja abikaasad, aga see sama Zoom lubab ju ka virtuaaltausta, kus minagi praegu siin olen, nii et võib-olla selle üle ka mõtelda, et siis validagi keskkond, mis lubab eristumist ka teatud määral. Ma hüppaks vahepeal Mari-Liis sinu juurde, et Mari-Liis Lind oled sa kuuldel
et mis on selline hetk, kus meil võiks olla nii-öelda selle video ja heli sisse lülitamine vajalik või kui sa nüüd mõtled sellisele eksamisessioonile või kaitsmissessioonile või hindelisele tööle, et on selliseid situatsioone, vähemasti täna ülikoolis, on see reaalsus? Ja see on täitsa reaalsus, et on olnud kogemused juba need, kus siis eksamid tehakse, nii et õppejõud ongi öelnud, et me teeme eksamid kõik seal Zoomi, nii et teil on kaamerad sees, et ma näen, et keegi siit ei spikerda või ei helista samal ajal. Ja noh, ma isegi üllatan, et seal võib tegelikult alati tulla seda üliõpilaste protesti, aga tundub, et seal oli grupp piisavalt väike ja ju siis ka eelnevalt kokku lepitud, et ma ise nüüd nii kontaktis selle osas ei olnud. Aga üldjoontes jah, et ikkagi sellistes väiksemates, ma arvan ka nõustun, mis siin oli selles vestluses ka, et kui on ikkagi sellise hindamisega, eksami või arvestusega tegu, et siis on see oluline, see oma sellise video näitamine, et tõesti, et oleks nagu tuvastatav. Nojah, et siis Halliki, et siis tuleb aegsasti seda sotsiaalmeedias aktiivselt postitavat üliõpilast, kes ütleb, et ta ei saa kaamerat kasutada, siis tuleb talle teavitada ilmselt sellest tehnilisest võimalusest, kas sa tead, et see kaamera, millega sa sotsiaalmeedia jaoks pildistad, et kõlbab ka Zoomi jaoks. Aga liigume, jah. Nii. Aga liigume siis edasi ja meie järgmine teema on kohalolek ja kohalolek siis selles just nimelt online veebis videokonverentsil olemises ja puudutaks seda esimest aspekti siis selles osas, et kas meil on üldse eetiline nõuda, et see õppija peab tulema siis kindlal kellaajal sinna videokonverentsile, et kui tegelikult õppejõud lihtsalt näiteks räägib tund aega. Et Anu, kuidas on sellega lood? Et üks asi, mis ma arvan, et on hästi palju nüüd selle eriolukorraga meil esile kerkinud, on see, et ja millest ma arvan, et meil tavakoolide õpetajad peavad ka aru saama, et mul ei ole mõtet, et see inimeste koos olemise aeg on nüüd aina väärtuslikum ja mul ei ole mõtet inimest kutsuda online'i teatud kellaajal oma peres siin kuskil koer augub või mingisugused muud asjad selleks, et ta kuuleks loengut. Ehk siis ainult õppejõud räägib, kui tal ei ole mitte mingit aktiivset osalust seal. Ehk siis meil on mõttekas teha videoseminare ja konverentsi, kui me soovime, et inimesed suhtleksid omavahel. Et neil on kas mingi rühmatöö või neil on mingisugune aktiivõppemeetodidel, mingisuguste ülesannete lahendamine või midagi sellist. Ehk siis tegelikult see õppija informeerimine, ehk siis kui me salvestame ka selle õppejõu loengu, siis igaüks võib ju siis pärast selle järgi vaadata. Et see ei ole ju, või salvestame YouTube'i video või mis iganes. Ta saab sellega tutvuda, aga ütleme, et selle videokonverentside ja videoõppe mõte võiks olla just see, et nad midagi päriselt teevadki koos, et miks nad sinna kokku tulid. Ja me peaksime informeerima õppijat, et tänase tunni teema või ütleme loengu teema on see ja see, et kas siis on vaja aktiivselt kaasas olla või siis mitte. Või et meil on täna ainult loeng ja siis inimene ütleb, olgu ma vaatan pärast salvestust näiteks, et mul on näiteks mingi kriis siin parasjagu. Aitäh selle salvestuse, Anu, jah. Et ma vahepeal küsin nüüd sellist, kas kõik on sinuga nõus või ka vastupidi, aga selle salvestuse juurde me veel jõuame. Et Larissa, et oled sa Anu jutuga nõus, soovid midagi lisada või on seal mingid nüansid? Ma olen kuuldel, jah. Tead, ma arvan, et see on hästi oluline, mis Anu praegu rõhutab, et tegelikult me ju kasutame Zoomi kui õpikeskkonda ja sellel õpikeskkonnal on väärtus sedavõrd, et me siis kombineerime seda ju millekski ja mingiks kindla eesmärgiga seome ju seda kasutamist. Ehk siis tegelikult, et kui vaadata teda kui põimõppe kombinatsiooni, et meil on ka võimalus kohtuda üksteisega, et siis me tegelikult kasutame seda selleks, et tõhustada seda, et õppimine toimuks. Ma jälle nagu räägin seda mantrat,
ja seetõttu, et õppimine ju kuulamise läbi võib toimuda, aga siis ta peab olema mõistlikus tasakaalus ja siis ka nii-öelda eesmärgistatud. Aga ma tegelikult ka toetan seda, et just, et kui me räägime praegusest olukorrast või ükskõik mis olukorras, et siis tegelikult me kasutame kõiki võimalusi selleks, et tõhustada õppimisvõimalusi, et tekiks õppimisvõimalusi juurde. Et kas inimene saab oma aktiivsust näidata või ta saab ise juhtida või mis iganes, et siis see keskkond on mõeldud selleks, et inimene oleks aktiivne, sest aktiivses olekus õppimine ju toimub. Aitäh. Tiiu Tammemäe, et kuidas sul on lektorina, kas sa enne kui sa oma Zoomi tunni kokku kutsud, kas sa siis annad teada, et vot nüüd täna hakkab siin hulgaliselt rühmatööd toimuma ja vot kui ta ei tule online, siis sa jääd sellest ilma. Et mis sinu seisukoht on? Ei, ma niimoodi ei ähvarda kindlasti. Aga muidugi kogemus ütleb seda, et kui siia jääda pikka monoloogi pidama ja ainult niimoodi slaide vahetada ja muudkui rääkida, et ega siis ilmselgelt rahvas sinna kauaks püsima ei jää. Et ikkagi pigem monoloogi vähem ja anda neile nagu rohkem võimalust ikkagi omavahel asja arutada ja küsida küsimusi, kommenteerida nii chatis kui võib-olla vahepeal ka häälega. Nii et ikkagi see, et kui ta saab nagu päriselt sõna sekka öelda, siis see tema jaoks selle asjana nagu suurem väärtus, eks ole, et ta on vajalik seal grupis. Aga kui ta lihtsalt nagu istub kodus arvuti taga, siis ta võib-olla varsti sealt irdub ära. Nii et selles mõttes tegelikult võib-olla on isegi natukene keerukam seda loengut või seda õppetööd läbi viia, kui päris audikas. Et seal sa võid rääkida, tudeng nagu teeb näo, et ta kuulab ka, eks ole, aga siin ta nägu ei tee, ta läheb lihtsalt minema. Ma tahtsin veel tuua siia ühe probleemi, mida ma olen nagu oma laste videotundides näinud, on see, et kui õpetaja kasutab Zoomi ainult selleks, et kontrollida, et õpilased on kohal. Ja muidu ta ainult räägib ise samal ajal ja ta ei näita mingit valget tahvlit ega slaide ega mitte midagi, vaid terve ekraan on ainult laste pilte täis, et õpetaja saaks kontrollida, et lapsed on kohal ja teevad matemaatikat näiteks. Ja mul oli niimoodi, et mul oma laps, 10-aastane, lihtsalt poole tunni pealt ütles, et ma ei saa enam mitte midagi aru. Sest ta oli täiesti lukku selle koha pealt, et siis ma arvan, et Zoomi ei peaks selleks või videotunde või video mingid iganes. Aitäh, Anu, et see on ilmselt see teema, mida siis ootame ka väga aktiivselt kõigi praegu liitunud õpetajate kommenteerimist, et millised Zoomi õpetajad või millised Skype'i või mis muu videokonverentsi keskkonna õpetajad nemad on, et millega siis nemad põhjendavad, et nad loovad seda lisaväärtust. Ja sulle, Anu, peab ütlema, et me usume su identiteeti, et sa oled Anu, et kuna sul on praegu internetiühendus selline katkendlik, et siis sa võid rääkides oma pildi välja lülitada, et anda natukene rohkem siis seda ruumi helil läbi tulla. Aga Mari-Liis, et küsin nüüd sinu käest seda, et on see ülikoolis näiteks teema, et sellised Zoomi kursuste lingid lähevad rändama või siis ka näiteks, et see potentsiaal videosalvestusele minna rändama, et on selliseid näiteid sul tuua? Ja, on täitsa olemas juba see näide ühest instituudist, kus ka siis toodi välja, et õppejõud avastaski, et kursusel on täiesti võõras inimene, oli täitsa süge Eesti inimene, miks ta veel muret tundis, oli see, et ajakirjanik oli, need tekitavad alati teistmoodi sellist ärevust. Ja see ikkagi nagu tõstatas selles instituudis täitsa sellise suure küsimuse ja suure nagu laialt, et kas ja kui turvaline see nüüd on ja kes meid ikka võivad siin kõik kuulamas käia ja seesama identiteet, et kes meil seal ikkagi kuulamas on, nii et täitsa jah, sellise suure poleemika tõstatas. Ma ise nagu mõtleks, et võib-olla ei ole seal nii palju vahet, et kes tahab mind kuulata, et väga tore, kui tahavad kuulata. Aga eks see sõltub sellest aine sisust alati ja kuivõrd seal on mingid sellised konkreetsed juhtumid arutelul, kus võib-olla on natuke ka mingid muid mingid isikuandmeid või midagi muud nagu arutamisel. Aitäh, Mari-Liis, ja ma tegelikult Halliki küsiks siis sinu käest, et täiskasvanutega tegelejad, kuidas ma siis ütlen sellele võõrale inimesele,
täpselt, et mine nüüd ära või kus sa oled või kas ma üldse laskun temaga dialoogi või no need tehnilised süsteemid ju annavad meile võimaluse siis inimene lihtsalt eemaldada, et mida sa soovitaksid, et kuidas siis toimida? Kõigepealt ma tänan hästi, et need teemad on tõstatanud, sellepärast et minu arust me arutame siin teemal, mis viib meid juba sügavama sellise teema juurde, et kuidas me tulevikus ka kontaktõppes hakkame neid loenguruume kasutama, et kas ikkagi ka seal on õigustatud selline pikk monoloog, et minu meelest Tiiu siin tõesti tõi olulise teema, aga kuidas seda inimest siis seal suhtuda sellesse, kui tuleb võõras inimene, siis minu soovitus on igal juhul astuda dialoogi, sellepärast et selline läbilõikamine, tema kinnipanek või eemaldamine Zoomi ruumis tekitab ainult trotsi ja kui me räägime siin sellest, et näiteks mõni ajakirjanik on huvitatud, et siis igal juhul tuleb suhelda ja küsida, et mis on tema eesmärk, miks ta liitus ja sellisel juhul saab tihtipeale ka lahendada selle küsimuse, kas ta on sinna juhuslikult sattunud või on tal tõepoolest mingisuguse teema vastu huvi ja võib-olla minul lektorina ei pruugigi olla selle vastu midagi, et näiteks mõni valdkonna ekspert on seda teemat koos arutamas, aga siis on ka võimalus talle sõna anda ja kaasata ta aktiivselt õppesse. Kui tõepoolest on tegemist sellise pahatahtliku liitumisega või siis mulle lektorina see ei sobi, et siis paluda viisakalt tal eemalduda. Et see on minu jaoks nagu kõige olulisem, et igal juhul olla inimesega dialoogis. Aitäh ja minul tekitas see nüüd selle mõtte, et Kairi Mustets, et pöördun sinu poole, et kui sa nüüd õpetajana põhikoolis plaanid kutsuda endale, ma ei tea, külalisesineja, tuleb näiteks külalistund või keegi lapsevanem tuleb oma tööst rääkima, et kuidas sa siis sellisest Zoomi tunnis sellele lähened, et kas sa siis teavitad neid õpilasi ette, et näete, et täna on meil üks täiskasvanu ruumis juures või? Ja, kindlasti tuleb teavitada. Ja ma tahan nagu selle koha pealt ka öelda, selle kaamerate näitamise koha pealt veel, et näiteks meie koolis, mida väiksemad lapsed, seda meelsamini nad jagavad oma, no mina õpetan 5.–9. Seda meelsamini nad oma pilti jagavad ja sellest ei ole probleemi, aga mida vanemaks, seda vähem. Aga sinu küsimuse juurde tagasi tulles, siis mina leian seda, et kui mulle tuleks, ütlen, et keegi osaleb veel, siis kindlasti tuleb sellest tuleb lapsi teavitada, et nad oleksid selleks valmis, et nad ei näe mitte ainult mind, vaid ka kedagi teist, et nad teavad otsustada, kuidas nad käituvad ja nii et. Aitäh, Kairi. Ja siit nüüd liigume sujuvalt üle siis kohaloleku 3. punkti juurde, et minu kui õppejõu kvaliteetne kohalolek, et kui ma ju soovin, et see tund toimuks, et siis ma pean ise ka olemas olema, et nüüd jagan teile siis ka kohe varsti linki, et kui kellegi rääkima panen, et aprilli alguses viidi siis läbi Šveitsis selline uuring üle 3000 üliõpilasega, et kuidas siis neile tunduvad sellised online tunnid ja siis oli niimoodi, et tegelikult 66% kurtis online väsimust ja muu hulgas oli siis ka selle osas päris palju ära märgitud see osa, et kas see internetiühendus ei olnud hea või ei olnud nüüd see ruum, kus siis rahulikult töötada, et seda lihtsalt ei olnud ja selle tulemusena siis nad põhjendasid, et tekivad õppimise ja kontsentratsioonihäired. Et küsiks siis vast Urmas kõigepealt sinu kui haridustehnoloogi käest, et kuidas näiteks kool saab tagada, et tema kõikidel õppejõududel oleks kvaliteetne kohalolek ja et ei tekiks seda online väsimust. Kas see natuke võimatu soov ei ole, et kool saab tagada?
No ma ei tea, et sa oled ju koolitehnoloog, aga no ütleme siis võib-olla küsin siis teise nurga alt, et kui suur roll on siis õppija äraväsimises, vot seesama, mida need üliõpilased kurtsid, et tekib see interneti online väsimus, et kas on mingi seos sinu hinnangul kui ekspert selle vahel, et see asi, mida esitatakse, on ebakvaliteetne ja see, kui palju me ära väsime? Tähendab, need analüüsid ei ole praegu läinud kvaliteedi peale, pigem on läinud selle peale, et teeme seda asja lihtsalt vähem. Me ei looda keegi, et õpetaja, kes pole kunagi varem ühtegi videotundi andnud ja nüüd märtsikuust alates teeb neid iga nädal, et ta iseseisvalt suudab parandada kvaliteeti, kui ta ainult õpilastega koos suhtleb. Õpilased ei ole piisavalt tehniliselt kriitikud ja kui mind kui haridustehnoloogi või kolmandat isikut sinna juurde ei kutsuta, siis direktor lihtsalt võtab vastu otsuse, et videotundide mahtu tuleb piirata ja ülesanded tuleb organiseerida teisel kujul. Aitäh, Urmas. Tegelikult see juhib ju meie mõtte sellele, et kas meie vaprad õpetajad siis olidki nii väga valmis või Larissa, tulen sinu juurde küsimusega, et kui me nüüd ütleme kellegile, et hakka homsest klaverit mängima, et kas oskad mängida, siis kõige lihtsam vastus oleks, et ma ei tea, et ma pole kunagi elus mänginud, et ma proovin, et kas saan hakkama, aga kas õpetamise puhul tegelikult saab sellisele lähenemisele loota? Mul on sama metafooriline vastus, nagu sul praegu kostis, et kui sa annad jalgpallurile korvpalli, just kui ta oskab käsitleda palli, aga vaata mäng on ju teiste reeglitega ja väljak on teistsugune. Et ma arvan, et praegult oli üks tõde või selline tore argument oli Urmasel, ja seda me oleme vist ka enne ka rääkinud, et sellise kvaliteetse või mittekvaliteetse või keskpärase suhtlemisviisi ülekandmine, et ka tehnilises plaanis ülekandmine Zoomi ei ole ilmselt hea praktika ja tuleb siis ilmselt otsidagi selliseid just nagu kohaseid suhtlemisviise, mis ongi seotud selle kvaliteetse kohalolekuga. Ja tegelikult me räägimegi suhtlusolukorra tingimustest, mis siin luuakse. Ja tegelikult mulle tundub, et see on tõesti väga suur väljakutse, et me võime oma tausta kõik ära korrastada, aga tegelikult me ikkagi selleks, et õpiolukord tekiks, et me loome ju suhteid. Ja selleks, et suhteid luua, siis selleks peabki eelnevalt teatud tingimused looma, et see suhe tekiks ja tegelikult kui see kohalolek ei ole kvaliteetne, siis me ei saa mõjustada, aga õppejõu ja õpetaja mõjud on tegelikult seotud sellega, et millise suhtlusvormi või suhtlemisviisi ta valib, et pigem ma tähtsustaks esmalt seda, et kuidas ma kohal olen, et mis on kõige tõhusam selles õpiolukorras ja siis vaatan, et kuidas seda konteksti ja ruumi selleks kasutada. Aitäh ja Kadi Lukanen, ma ei olegi su käest veel täna midagi küsinud, et küsiks sinu käest siis niimoodi, et mis tundega või kui suure kindlusega ütleme sina oma esimest tundi läksid tegema või kuidas sa tunnetasid, et kuivõrd kvaliteetne on su kohalolek, kui sa ei olnud seda kunagi varem teinud, et saad sa jagada? No eks ma nüüd see julge jänesena läksin. Ikka hirmul olid suured silmad ja kõvasti suuremad kui asi väärt. Võin ma pärast nüüd juba mitut seminari öelda. Aga mul olid hästi sellised aktiivsed tegevused selles osas, et ma tegin veebis üliõpilaste ettekanded, mis olid juba neil enne ette valmistatud ja rühmade ettekanded ja selles mõttes see minu aktiivne või kvaliteetne kohalolek. Ma arvan, et ma olin kvaliteetne, aga sellel ei olnud ka väga suuri nõudmisi, sest ma olin küllalt palju seal kuulaja rollis. Ja see asi oli nagu oluliselt lihtsam, kui ma kartsin. Kas ta nüüd hästi läks, see on nagu teine asi, aga ei olnud see asi nii hull midagi, kui algul arvatud. Mhm. Aitäh ja Kadi Lukanen, ma ei olegi su käest veel täna midagi küsinud, et kui me nüüd ütleme kellelegi, et vaata, hakka aga ei olnud midagi, kui algul arvatud.
Aitäh, Kadi, sulle. Ja võt seesama uuring, et millele ma siis eelnevalt viitasin, ma ikka pole veel linki kopeerinud, ma luban, et ma kohe kopeerin, et seal ka tegelikult lisaks õpilastele uuriti õppejõudusid ja õppejõud siis nii-öelda negatiivse poolena tõidki välja, et nendel tekib sellises veebi õpetamises pikapeale selline depersonaliseeritud tunne või et räägin ekraanile või räägin tühjale ekraanile või mul ei teki seda sidet selle õppijaga. Nii et üks on see, et ma olen küll kvaliteetselt kohal, aga et kuidas siis on minu heaolu või kuidas mina ennast tunnen seal teisel pool ekraani. Aga liigume praegu edasi ja teemaks on siis salvestamine, et see salvestamine on ju imelihtne, et paneme automaatselt salvestama või vajutame mingile nupule. Et siin võib ju tekkida kohe kiusatus, et umbes, et mult on palju kordi nõutud, et teeksin mingit videoloengute seeria ja näevad, nüüd on lihtsalt panen nupule ja läheb. Aga kas me tegelikult nii kergekäeliselt sellesse võime suhtuda, et Anu, et räägi nüüd sellest kasust, mida siis mõlemad pooled võiksid salvestamisest saada. Proovime, vaatame, kas see koht praegu, kus ma istun, on nagu heli poolest ka kvaliteetne. Ma arvan, et see nii õppijale kui siis õppejõule on väga oluline aru saada, miks me salvestame. Miks seda loengut on vaja salvestada? Ehk siis õppejõuna ma ei pruugi alati olla uurija. Ehk siis teaduseetikaga, kui ma salvestan midagi, siis seal on nagu omad nõudmised. Aga me võime salvestust õppejõuna vajada ka selleks, et ma tahan tervet õppeprotsessi analüüsida pärast rahulikult. Kui ma annan tundi, siis mul on üliraske kõiki neid faase, mis seal tunnis on, raske analüüsida ja siis selleks on see salvestuse pärast ülevaatamine väga kasulik. Samuti on näiteks, et kui õppija on oma nime, näo ja heliga ilusti kohal, ja tekib mingisugune vaidlus, et kas keegi oli kohal, mingis tunnis aktiivne vestlus või mingi asi seal oli, et tõestada näiteks oma panust mingis rühmatöös või mingis asjas, mingis vestluses. Salvestus annab selle võimaluse tõestada talle, et jaa, näed, ma olin seal olemas ja ma rääkisin ja teist ja kolmandat asja. Kui me salvestame selleks, et seda hiljem uurida, selleks on vaja õppijaid teavitada, suuliselt saab seda teha, on hea, kui see salvestamine on sellel hetkel käimas, ehk siis, et sa informeerid inimest, mis põhjusel sa, uurimispõhjusel sa seda salvestad ja küsid nendelt osalejatena nõusolekut. Neil on õigus öelda ei, neil on õigus ennast ära anonümiseerida ja neil on õigus lahkuda ükskõik millisel hetkel, sest uurimine on natuke teine asi kui õppetöö. Ja siis et siin on nagu meil öeldud ka, et initsiatiiv salvestamiseks võib tulla ka üliõpilase poolt, et me peaksime nagu õppejõuna valmis olema selleks. Et kui õppija soovib, et ma tahan oma panust võib-olla pärast tõestada või näiteks tegemist on mingi arvestusliku aruteluga või midagi sellist, et siis, kui see on salvestatud, on lihtsam näiteks tõestada, et mina panustasin piisavalt või midagi sellist. Aitäh, Anu, aga mina nüüd pöörduks Riinu poole, et Riin siin ka varem rääkis nendest väiksematest õppijatest, et kuivõrd nüüd üldse väiksemate õppijate puhul sinu hinnangul on mõeldav, et see õpetaja näiteks seda tundi salvestaks või kuidas see sulle tundub? Ausalt öeldes ma ei oska sellele küsimusele vastata nii konkreetselt. Ma arvan, et see sõltub ikkagi sellest konkreetsest vajadusest ja kokkulepetest lapsevanematega ka arvatavasti. Aga see on väga huvitav tähelepanek, et sa tõid praegu sisse selle lapsevanema dimensiooni. Et võib-olla tõesti meil on ju siin siis päris mitmeid otsuseid, et kuhu me peame siis selle lapsevanema kaasama, et kui see üks otsus on see, et kas see lapsevanem saab selle kaamera ja mikrofoni osta, eks ole, et siis ka see lapsevanema otsus, et kas mida ta arvab sellest, et salvestatakse videot, kus siis tema laps identifitseerituna peale jääb. Üleüldse selle salvestamisega minu arust see küsimus, et
seal on ju alati siis oht või võimalus, et seda hakatakse levitama kusagil. Või et seda kasutatakse kuidagi mingil teisel moel, kui algselt oli plaanis. No vaat siin ma rääkisingi sellest, et see, kui ma tahan uurimise eesmärgil salvestada seda, siis ma pean nii või teisiti inimest informeerima kõigest, mis puudutab selle salvestuse hoidmist. Kui ma õppejõuna salvestan või õpetajana salvestan oma tundi, siis on nagu minu kui õpetaja kohustus või minu kui õppejõu kohustus seda mitte kuskil, mitte kellelegi ei tohi seda jagada, kui ei ole vastupidiselt nagu kokku lepitud. Ütleme siis niimoodi, et kui meil on õpetaja kutsestandard, mis ütleb, et õpetaja võib koguda andmeid oma õpilastelt, et oma tööd parandada, aga ta ei saa avaldada ega avalikustada seda mitte kuskil, ta ei tohi seda teha. Kui ta tahab avaldada, siis ta peab küsima osalejatelt luba, ehk siis kui meil on väiksed lapsed, siis vanemate luba kindlasti. Aitäh, Anu, selle väga olulise tähelepaneku eest, et siis jah, et oma professionaalsuse arendamiseks justkui võiks, aga et see on siis ka ainult iseendale uurimiseks. Aga lähme järgmise punkti juurde edasi, et nüüd võib-olla siis fookusega rohkem siis täiskasvanu õppesse, kus on natuke lihtsam, et ei pea minema vanematelt luba küsima, et see salvestusprotsessi läbipaistvaks muutmine, et mis otstarbel, kus ja kui kaua seda salvestust säilitatakse, et nagu me ju teame, et ega need keskkonnad, kes pakuvad sinna nii-öelda pilve salvestamist, et ega see pilv ei ole kummist või see ei ole ka tasuta, et siis väga tihti ju need salvestused laetakse kusagile alla või siis ka üles oma hoidlatesse, et kui kaua oleks siis, ütleme ühel õppejõul võib-olla otstarbekas seda videot säilitada, et Tiiu, küsin sinu kui õppejõu käest, et oletame, et sa salvestad videoüliõpilastele, et kui kaua sa seda plaanid alles hoida? Ma olen hoidnud selle alles võib-olla järgmise kohtumiseni ja esialgu ma nagu kuidagi unustasin nad ära kustutada, aga siis ma sain aru, et tegelikult see kõik ju raiskab seda meie ruumi. Nii et mõtet on tõesti salvestada nagu mingisugusel perioodil ja praegu on ka niimoodi, et ega ma valdavalt isegi ei salvesta neid kohtumisi. Et kui ikkagi on tegemist, kuidagi ma hindan ära, et kas kedagi huvitab see ülevaatamine või ei huvita, et kui ikkagi see mingi asi sünnib seal kohapeal ja praegu, et siis võib-olla salvestus ei ole üldse otstarbekas. Aga valdavalt siiski ma teda salvestan, hoian järgmise kohtumiseni alles ja siis kustutan lihtsalt selleks, et mitte niimoodi ilma asjata rämpsu alles hoida. Nojah, kus nüüd ütles, et suur õppimine toimub ja sina kutsud seda rämpsuks, eks? Et kui keegi seda kasutab, siis see on väga tore. Aga ma olen ka küsinud ikkagi seda, et kas te soovite seda pärast üle vaadata. Ja tegelikult pigem on see tundnud, selline, et kui ikkagi see huvi asja vastu on nagu väga vähene ja ma tean, et tegelikult see salvestusruum on ju meil ka piiratud, et siis selles mõttes ma ei tahaks seda salvestusruumi koormata asjaga, mida tegelikult kellelgi vaja ei lähe, pigem niimoodi. Aga ma tahtsin lihtsalt siia välja tuua selle, et kui näiteks on teada, et selle näiteks videotunni materjal on näiteks hindamise all, et sa hindad selle mingisuguse rühmatöö tulemust mingi skaalal ja nii edasi, mingi maatriksi järgi ja siis ootamatult selgub näiteks kursuse lõpus, et sa panid talle selle üliõpilasele mingisugused punktid, tema leiab, et sa panid talle liiga vähe, siis tegelikult see salvestus annaks nii-öelda mõlemale poolele võimaluse see korraks üle vaadata ja vaadata, et kas nad on mõlemad nagu hindamissüsteemist näiteks õigesti aru saanud. Eks miks seesama inglise keele suulise osa lindistamine, mis on nii palju poleemikat tekitanud. Et see on mõlema poole kaitse tegelikult. Anu, aga kas me ei anna niimoodi sellele Zoomile justkui sellist kontrollifunktsiooni, mis minu arust ka kipub jälle õppimist pärssima, on vastuolus ka sellise täiskasvanud õppija vastutuse ja eetika küsimustega, et see lihtsalt mõtteainena siin, et ma saan aru, et need
õppeained on väga erineva iseloomuga ja võib-olla mingis kontekstis on see oluline. Aga mind praegu see Tiiu mõte kõnetas, ma just lihtsalt tahtsin siia vahele tuua, et näiteks mina kasutan seda nii, nagu ma kasutan kontaktõppes oma materjali puhul, et ma kunagi ei jaga kõike slaide ja materjale, vaid ma teen tavaliselt kontaktõppe kohtumisest ühe sellise käsilehe ja olen kasutanud Zoomis seda sama varianti, et ma lihtsalt pärast loen sellised olulisemad punktid või mõtted sisse ja siis riputan juba sellise 5-minutilise kokkuvõtte sellest üles ja mulle tundub, et see on praegu üliõpilastele, see on kõnetanud, see on neile meeldinud, et lihtsalt üks vahemõte siin. Ei, ma ei ütlegi nagu kontrolli mõttes. Ma ütlen ka, et salvestame, kui sellel on mingisugune põhjus, ehk siis miks ma salvestan. Et kui ma ütlengi, et ma tahan pärast üle vaadata, et hinnata ja nii edasi. Üks põhjus, miks mina olen viimasel ajal salvestanud õpilaste rühmatöösid, on see, et ma ei suuda jälgida loengu ajal või ütleme selle õppe ajal rühma seda õppeprotsessi ja tegelikult on mul näidanud need salvestused, et tegelikult nende arusaamine on palju sügavam kui see, mida mina pinnapealselt pärast mingisugusest e-portfooliost või mingisugusest ühisest postrist näen. Et see tegelikult oli palju nagu ägedam ja ma sain panna neile palju paremad hinnangud. Ma ei räägi hindest siin, vaid et nad tegelikult näitasid palju sügavamat arusaamist kui see, mis mulle pärast see mingisugune dokument või mis iganes asja nad sinna kokku tegid. Aga selleks on mul salvestust vaja, sest et vastasel korral ma jään sellest ilma. Aga siis liigumegi võib-olla enne kui me slaididega läbi saame, et on ka nüüd viimane slaid ees, et selle valikulise salvestamise üle ja Larissa, et rühmatööd, et need rühmatööd, mis siis ütleme siin veebikeskkonnas toimuvad sellistes ruumides, kus õppejõud ju ei ole ja ega ta sinna ruumi ei näe, et on sul tekkinud mõnikord see kiusatus, et tahaks pärast vaadata tagantjärgi seda protsessi, et mis seal 4. või 5. või 10. toas podises või sa naudidki seda, et see on selline must kast ja sealt välja tuleb siis see tulemus, mida nad tulevad sulle kui õppejõule näitama. Tead, sa vist ükskord küsisid minu käest juba seda, et ma ikka nagu vastan, et mul ei ole vaata veel sellist kogemust tekkinud, et ma väga tahaks uudistada, mis näiteks väike grupp omavahel arutab. Et olen ikkagi oodanud ära grupid tagasi ja mul ei ole ka sellist ainet olnud, et kus ma olen praegu peamiselt teinud uurimistööga seondud ainet Zoomis, aga et selleks ei ole olnud vajalik üldse ühtegi hetke ma ei tundnud, sellepärast et kui me tuleme suurde gruppi tagasi, et siis me võtame kokku selle, mis gruppides on toimunud, ehk siis sisu mõttes. Aga ma korra lähen sinna tagasi eelmise arutelu juurde ja ma küsisin üliõpilaste käest, et kui palju nad on kasutanud, nüüd ma olen 3 korda salvestust jaganud ja olen küsinud, et kui palju on kasutatud, et siis 90% üliõpilasi tegelikult salvestusi üle ei vaata, ehk siis kuigi me räägime läbi ja lepime kokku, siis inimestel lihtsalt ei ole seda aega seda üle vaadata, vähemalt konkreetse õppegrupi puhul. Ehk siis tõstaks sellise küsimuse, et ka salvestuse tegemiseks peaks olema ka selline eesmärk, mis õppimist toetab, ehk siis niisama järelvaatamine millekski ei ole ilmselt ka tõhus. Ja samamoodi ka rühmatöö nii-öelda uudistamine ei pruugi olla tõhus õppejõu jaoks, kui ta ei ole jälle seotud selle õpiolukorraga. Aga aitäh sellise lõpusõna eest ja tegelikult see ongi ju hea küsimus, et seal ju eelmisel sajandil vahepeal Ameerikas pandi ju väga suuri lootusi sellele, et kuidas me hakkame läbi televisiooni õpetama ja ka meil ju siin olid sellised nii-öelda video, vaid televisiooni õppeprogrammid, et sisuliselt me ju muudame läbi salvestuse selle oma õppeprotsessi telesaateks. Aga meil on nüüd 5 minutit aega ja et ma saadaks teid nüüd sellisesse viide rühma, et saate panna kaamerad sisse, heli sisse
ja omavahel arutleda, et kas on nüüd midagi veel sellist, et mis südamel ja jäi siis teistega rääkida. Et saadan teid ja siis tuleme 5 minuti pärast jälle kokku ja no nii, aga oleme siis jälle oma väikestest vestlusruumides siia tasapisi tagasi saabumas ja kui nüüd kellelgi tekkis siis selles ruumis veel selline huvitav mõte või kogemus või mida ta kuulis siis oma vestluskaaslastelt, et siis on just praegu väga hea koht seda jagada, et olgu siis chatis või vaba mikrofoniga, et siinkohal nüüd videosalvestuse lõpetame, aga siis jätame praegu sellise mikrofoni nii-öelda vabaks või avatuks nüüd kõigi jaoks, et kes siis võib-olla tänase vestlusaeg ei ole sõna saanud. Ja juba järgmisel kolmapäeval kohtume siis Tallinna Ülikooli andragoogide ja kaasava hariduse meeskonnaga, et arutada selle üle, et kuidas toetada erivajadusega õpilasi paremini ja kas need erivajadused on nüüd ainult õpilaste omad või oleme siis ise loonud sellised erilised tingimused, mis võivad siis mõne erivajaduse esile tuua. Et suur tänu teile kõigile osalemise eest ja kohtume siis juba nädala pärast jälle samal lingil ja kell 3 ja siis arutleme siis erivajadustega õpilaste ja ka selle üle, et kas me saame kuidagi neid siis sellises veebipõhises kontaktõppes toetada. Suur aitäh teile osalemise eest ja järgmise korrani!